tere, minu nimi on Raed Poome, see on minu uus koduloom. Meile tehti just praegu teatavaks, et me lähme Banjuli. Banjul, Kambja pealinn. See oli esimene reisisihtpunkt, kus inimesed olid minu pärast mures, kui ma ütlesin neile, kuhu ma reisin. Muretseti malaaria pärast, mis tapab enam kui 1 miljon inimest aastas, röövimise ja söömise pärast. Mitte, et ma näljas oleksin, vaid see, et mind süüakse. Nagu sebra. Aga ainus viis, kuidas teada saada, mis meid päriselt ees ootab, on asuda teele. See reis on sellepärast eriline, sest et see on sünnipäeva kõik mulle ja mu vennale. Keegi peaks vastu tulema. Loodame, et keegi kohalik tuleb vastu. Päriselt me ei tea mitte midagi. Ega ma esimest tervist. Tere. Nice to meet you too, okay? Okay. Nice car. Meid toodi kuskile kohalikku kohta. Ja juba meid toodi taha kööki. See näeb siis restorani köök välja. Nõude pesemine toimub seal. See on väga mõnus. Menüü poole pealt tehakse meile üllatusi. Väga ei öeldud, mida me saame lubati võtta, mis kõige parem võiks olla siin. Proovime need delikatest toidud ära siia. A lot of onion here. Kohalik asi, palju rohkem leiva maitsega. Väga hästi maitseb täisi. Ja juba see koht on tegelikult palju parem kui paljud Eesti söögikohad, sest et pakutakse tasuta kannuvett. Me tulime nüüd raha välja võtma. Me oleme kätte saanud Kambja raha. Tegelikult need on ilusamad. Reaalsus on selles, et see näeb üsna räbal välja. 200 peal on selline muhevend, 100 peal on selline, siis on üks erand, 100 peal on see sama muhevend uuesti. Ja siin jälle natukene mõni tõsisem. Mis on pidanud juhtuma, et sellisest asjast on saanud selline asi? Küll seda raha võib siin võrrelda taaskasutatava peldikupaberiga. Väiksemad kupüürid on täiesti läbi tõmmatud. Kui palju see euros oli? 18 senti. Kui seda käes oled, seal jäävad käed niiskeks. Kas tegemist on käterasvaga, reaalselt fekaaliga? Väärtus on sellel umbes nii suur ongi, nagu rullist tõmbaks peldikupaberit. Nii et me ei tea reaalselt, mida see muhemees, mis elu tema näinud on. Pigem seda raha tehti persemale. Neid rahasid tegelikult ei hoita niimoodi. Need antaksegi lihtsalt niimoodi. Paned, maksad selle eest. Lähen vaata, mis selle raha eest osta saab. Üks asi, mis mulle meeldib, on see, et omleti kõrvale pannakse friikartuleid. Ma pole seda varem kuskil näinud. Kuna tegemist on soojama reisiga, siis ilmselgelt unustasin ma plätud maha. Ja muidu lähme nüüd tõmbama kalavõrke välja, aitame kohalikke natukene. Vaatame saagi üle siis. Väga palju ei tulnud, aga... Saak oli kesine või? Olla. Ma tulen ennast natukene halvasti, et ma selliseid välja tõmbasin. Ja no samas on eluringi, nii et ei ole midagi. Good job, everybody. Good job. Good job. Very hard, yeah?
Tuli välja, et tegemist selle lihtsalt turismireisiga, vaid meid viiakse päris kohaliku elu keskele ning näeme päris toorest Aafrika elu. Sellist, mida lihtne turist ei näe, sest neil soovitatakse ikkagi jääda hotelli piiridesse. Ma võttis drooni välja ja hakkas siin kohalike laste juures filmima kõigil väga palju tegevuskohe. Nostab kommipake, et tuju rõõmsamaks teha. Paberid lähevad rahulikult maha, see ei ole mingit probleemi. Me jagasime seal pulgakomme nii umbes 10 minutit ja selle aega oli seal elamurajoonis juba sõna liikvele läinud, nii et laps jagas absoluutselt igast nurgast peale jooksma. Ja kuna kommid said veel otsa, siis pidime me liikuma, aga see ei olnud enam nii lihtne. Hakkame minema või? Mis juhtus, Robert? Sa tegid kommipaki tänava peal lahti. No nii käes on hommik ja me lähme hommikusööki otsima sellepärast, et me oleme apartamendis, kus me peame ise endale hommikusööki tegema. Ja Rometil oli vaja keisiseni, et muna vaja. Loodame, et me leiame enam-vähem head munad kuskilt. Ja siis valmistame hommikusööki. Siia. No nii me saime hommikusöögi kätte ja nendest munadest peaks 2 päevaks piisama. Mossin ülipanna. Ainult ühe munakolvase saime kätte. Kõhud imeliselt head hommikusööki täis söödud, asusime me jälle teele. Me liikusime läbi Kambja, et jõuda ühe kõige tähtsama vaatamisväärsuse juurde. Ja selleks on see suur puu. Ma tegin nalja, aga meid viidi metsa ja nagu me juba arvasime, siis ei olnud see päris niisama jalutamine. Ja meil oli õigus. Rääkisin Roometile ennem, et jumala palav on, tundub, et otsustas head venda mängima hakata. Banaaniga, kui ringi liikudes peaksid tulema erinevad ahvid ligi. Pidime jalgsi tagasi kõndima, me olime mingi, me teame küll kuhu minna, aga praegu kui me hakkasime tagasi kõndima, siis me hakkasime mõtlema, et kuule sa tead kuhu poole minna, ma ütlesin, et ma arvasin, et sina tead kuhu poole minna. Nii mäletad hotelli nime ka? Ma ei kujuta ette, eks ole näha, loodame, et me leiame õige koha üles. Õhtuks jõuab ikka koju ilmselt. Meie apartamendi siis toapidaja tuli ütlema meile, et kas me tunneme ta ära, tema tundis meid ära ja ta abiellus eile, et ta nüüd tutvustab meid oma naisele. That's my wife, come and say hello. Loodan, et on päriselt meil aednik, sellepärast, et kui ta ei ole, siis meid tõenäoliselt röövitakse kohe varsti paljaks. Kui te mõtlete, miks ma nii ükskõikne olen, siis nagu näha, olen ma juba pool paljas. Congratulations. Thank you. Welcome here. You are Gambians now. Roomets. Yeah, we're brothers. Rääkisime mõnda aega Kambja elust ja olust ning tuli välja, et tema vanaisa peab ise lastekodu ja nad kutsusid meid lapsi vaatama. Naised siis, kui nad saavad lapse, neil ei ole raha, et neid ülal pidada, hülgavad nad põhimõtteliselt tänavale, siis ta vanavanemad käivad ja otsivad ja korjavad neid nii-öelda lastekodusse. Nice to meet you. Sorry, we are Muslim people. When we have visitors, we don't drink alcohol. No problem. But my grandfather gives you free drink. If you don't take it, he will feel there's no respect. Cola or Fanta?
Coca-Cola. ja nüüd on see koht, kas me saame tõeliselt üle, kus me joome endale mingisuguse mürgi sisse ja minestame ära või siis jääb ilusti ellu. Vaatame, mis saab edasi. Tehakse meile istumiskoht. Sorry, it's local, eh? No problem. The grandfather. Meile toodi pudelid, mis avati meie silme all, nii et tundub, et sellega probleeme ei ole. nagu ka mujal, soovisime seal väikese annetuse teha. Me jätsime raha annetusvihiku vahele, aga neile sobis ainult söök. Me ostame neile riisikoti, see on ainus viis, kuidas nad võtavad üldse toetuseid vastu. American rice. Okay. And this will serve them for one month. Yeah. Okay, you did well. There we go. Can I see the money? Which one? It's counting it. It's okay. How much is there? I'm well respected, you know. Excuse me? I'm well respected. Sellel momendil ma nägin, et müüja ei saa absoluutselt aru, mis toimub. Ja kuna ma nägin ta peos 50-seid, siis teadsin, et see ei olnud ka meie antud raha, mis tähendab, et meie uus Kambja sõber on meile valetanud. They don't have our money right now. Excuse me? Brother. See, kuidas kogu olukord lahenes, näed sa järgmises videos, nüüd pead subscribe kellukene, siis saad sa teavituse. Siit näed sa mu eelmist videot ja olge ikka üliäged edasi.